Ei, on ikka. Nuusuta uuesti. Seal on ikka väga spetsiifiline. Nuusuta lähedal. Tal on ikka siuke, nagu, ma ei tea, nagu ulukiliha või ma ei tea, mida seal võiks nagu võrdluseks. No Aasias on veel eriti, et kõik, mis on mingi friiki, see on nagu huvitav. Esiteks, ja neil on nagu vanad uskumused, et keegi kunagi ütles, et kui sa seda sööd, siis su seljavalu läheb ära ja kui sa seda teed, siis sul tuleb rohkem energiat ja siis, kui sa sööd mingi suure looma või võimsa looma ära, siis sa saad tema nagu selle võimu endale või selle energia endale, et sul tekib nii palju sellist powerit endale juurde, kui näiteks Vietnamis on tiigrid selline teema, et kui sa tapad tiigri ära ja sööd seda tiigriliha, siis sa oled ise sama tugev nagu tiiger. Siuke loogika nagu Iidamast Aadamast on jäänud. Esimese variandina ma mõtlesin tempura püütonit teha. Ma lõikasin sellised nagu ribad diagonaalis, nagu piisavalt nagu õhukesed ristikiudu, et kuna püütoni liha on selline sitke, et ta nagu hamba alla jääks nätsuna ja kummina, siis proovime sellised õhukesed ja ristikiudu nagu viilud teha. Nii, siis ma teen tempurajahu. Ja siis selleks ei ole, maitsestus tulebki nagu kastmega. Et selleks, et see jahu jääks sinna liha külge kinni, siis me teeme sellise taigna, kus on munavesi ja jahu. Siia läheb tavaline jahu. Ja peab tulema selline paksema pannkogi taigna paksune tainas. Kui see on liiga vedel, siis need helbed ka jälle kukuvad selle liha pealt maha ja kui on liiga paks, siis jääb liiga paks taigna kiht sinna. Siuke paras olema. Tempurat praetakse siis õli sees. Õli peab olema vähemalt 180 kraadi kuum, et need krõbedad asjad seal väga rasva täis ei imbuks. Fritüürimise nagu saladus ongi hea kuum õli. Senikaua kui õli kuumeneb, siis maitsestame natuke seda liha kergelt soolaga. Süsteem võiks välja näha nii, et siis kõigepealt taigna sisse ja siis jahu sisse. Õli hakkas tossama. Seda, kuidas teada, kui kuum on õli, soovitan näiteks mõni köögivili visata õli sisse, siis kui ta tõuseb kiiresti pinnale, siis see ongi nagu piisavalt kuum. Kui ta jääb sinna ujuma, siis näete, seda näha, õli on kuum. Ja siis sips. Aru huvitav on see, vaadake, et see uss on oma olemuselt ümmargune lihase järgi. Kui visata õli sisse, siis ta muutub kaarduks. Nagu lihase järgi tõmbab lihast krampi ja läheb ümmarguseks. Aga ma panen selle kastme sisse, me paneme kõik maitsed. Tempura mõte ongi, et kaste annab nagu asjale maitse ja praetult on ta lihtsalt nagu krõbe. Kastmesse läheb meil magustšiilikaste. Seesame õli, siis tavaline õli natukene ja siis sojakastet. Põhikoostis on siis magustšillikaste. Te võite ainult selle magusat tšillikastmega ka seda pakkuda, aga kui tahate seda natuke maitsestada ja huvitavamaks teha, siis seesami õli annab väga vahva lisaväärtuse sellele. Seda ka kuskil rusikades. Natuke läks rohkem, ei rullu. Ja siis kenasti see segamini. Meie vahvad tempura krõbedad ussikesed. Püüd on šeilooma ja töötajana täiesti ebareaalne. Kuidas see võimalik on? Läks süda pahaks praegu. Nii. Ussikesed. Ma võtan ennast kokku, mu jaoks on raske seda maitsta ausalt enda. Psühholoogiline moment ikka. Palun siis võtke ja maitske. Või ole üldse nii hullu.